Tere jälle head vaatajad, kes nüüd eelmist videot nägid, teavad, et asi liigub nüüd edasi meil samal õhtul. Jätk on siis sellele Muuge matkaraja ja Kärkna kloostri seiklusele. Et oleme siin nüüd ühel sellisel metsavaheteel, riigi metsas. Ei ole otseselt RMK plats, aga siin kandis ei olegi neid platse. Igatahes meie jääme siia täna ööseks. Poeme siia peitu, et auto sai siia metsakvartali tee peale aetud. Preili teeb siin veel mingisugust mängu ja ma sätin valmis. Ja siis näitan teile ühte uut vahvat asja. No, kuta kärab? No, 2 tooli on, aga... On, jah? Aga... Nii, ma ei tea. See on vaja 3 tooli või 4 või 5? Ma ei tea, tahaks uugi asju ka panna. Asju panna. Ma juba mõtlesin, ma nägin poes või e-poes sellist lesila kujulist camping matkatooli. Ma nägin ka. Ta oli umbes selline samasugune, aga siis ta läheb niimoodi. Ja siit tuleb veel, üks jupp tuleb veel välja. Ja. Täiesti olemas. Ja. Me liigumegi sinna kokkupandava tugitooli poole. Ei tea muidugi, kas ta metsas püsib ka jalge peal. Jalge peal. Pepu peal püsid seal. Ta läheb nii lamedaks ära, et sa paned pepuga juba vastu maad ja oledki chill. Ühesõnaga, mida Preili tahtis öelda, et meie progress edeneb. Meie lõkkeplatsi, telkimisplatsi ehitus käib. Ja noh, kuna täna on kokkamine ka plaanis, mis ikka siin õhtul teed? Lauamängu. Lauamäng, aga sul laud on? On sul lauda? Siin saab ka. Seda küll, jah. Ega eestlased on pikka ilma lauata pidanud hakkama saama, ma arvan, kes jõudis neid laudasid teha. Aga meie ei ole enam vana ja eestlased, kes ilma lauata metsa pidid tulema, sest neil ei olnud nii vingeid pakke, nagu meil on siin. Neil ei olnud nii vingeid poode. Kellele? Tänu Mototronile. E-pood. E-pood. Ainult e-pood. Elektroone täis ja igasugu kihvti muud laenguid täis. E-pood, ühesõnaga Mototron, saatis meile ühe vahva paki, et nähti, et meil ka metsas natuke kitsas käes selle lauaga. Ja siis kohe tekkis neil mõte, et äkki saavad nad aidata. Et Preili on ju meil suur lauamängu fänn ja tänagi on kaasa võtnud ja kuna siin levi on nagu on ju, et siis võib-olla offline games tulebki mängida. Ja esmalt tuleb appi võtta muidugi Fällniven. Mille sul võtad minule? Jah. Teeme siis pakituks. Otte. Ja vaatame. Siit on pealt juba näha. Igatahes jah, meiega võttis ühendust üks vahva ettevõte Mototron ja siin kirjelduses on natukene rohkem infot ka. Ma panen siia vahele väikse klipi ka varsti, et siis näete, mis seal vahvad e-poes on, aga praegu tirime korra välja. Enne ei lähe edasi, kui loeme, mis siin on. On Road Adventure. No, me ei olemegi täna on road. Meie rattad on seal. On road. Jah. Ja võib-olla ongi see mõte, et see on täpselt selline laud, mida võib-olla ju igale poole kaasa ei vea. Aga autosse ju ideaalne ja sellel laual pidavat kandevõimet olema vist 20 kilo. See on selline kohe üksjagu. Me muidugi sinna puuriita ei lao peale, aga me peab natuke niperdama, on ju, et siin on jah, juhend kohe kuidas see kokku käib. Ühesõnaga sellega me siin natuke tegeleme. Nii, mina siin hakkasin juba nikerdama. Ahhaa, okei. Lähebki selline käär X-asend. Ja ongi vist, ega see põhimõte on sarnane. Siin on need sellised instrumendid, mis lähevad siis külgele. Natukene siin vaatama, settima. Siit on siis sellised klõpsud. Selle ma surun siia alla. Ja siit üks teine on fikseeritud
teine liigub rohkem. Käis 4 plõksuga 4 punktist. Panen siia mõõdud ka kõrvale ja no loomulikult loomulikult on suurem. Ma ei teagi, täna ei olegi teist lauda kaasas. Et siin üks päev pidin autole ruumi tegema, asju vähemaks võtma. Aga noh, kunagi edaspidi saab veel kõrvuti ka panna. Ja no, ütleme niimoodi, et meister Kokk saab nüüd alustada. Suured tänud Mototronile ja vaatame siis korra pilgu nende e-poodi ka. Aga vaatame üle siis, mis Mototron pakub. Täpsemalt on tegu siis e-poega ja kuna matkajad ja looduses käijad tihtipeale ei saa ilma autota, siis siin veebilehel on väga palju rikkalikku valikut just auto hoolduseks, hoolsuseks, et auto oleks töökorras, toimiks ja kõik, mis selle juurde käib. Aga kategooriaid on siin mitmekülgselt. Kohe näha, et esimene valik on aku tööriistad. Tegelikult ma ise vaatasin poes on üksjagu üldse igasugu huvitavaid asju. No näete, aku tööriistad, kõiksugu valikud. Siin on veel alamkategooriad, aku värvipüstol, aku ketassaed, aku mutrikeerajad, mis iganes, aku valgustid. Kõiksugu asjad olemas, veel autokaubad, autokeemia, elektroonikaseadmed, haagisted tarvikud, no kõik, mis võib olla vajalik. Ja mis siis nagu meiega veel seotud on, et siin nii armsalt nende valikute vahel on siis mahtunud ka ära matkavarustus. Et no, miks mitte? Autoga matkamist teeme meiegi üle ühe või noh, peaaegu kõik korrad, ega me peame kuhugi sõitma autoga alati ja ka auto peal on alati nodi rohkem. Siin on näed kohe ja autos võib alati ju varuda gaasiballoonid on siin on gaasipliite, kokku käib laud, on tiba väiksem siis. No, siin on mitu lehekülge jagu, kohe igasugu valikuid, toolid, laternaid ja väga huvitav oli siin viimasel leheküljel saate kohe mobiilse tualeti endale tellida ja autosse panna, kui vaja. Eriti naisterahvaste peale mõeldes, et mehed, te saate hakkama. Ja noh, valikuid on igasuguseid teisigi veel, et ega siin uudistada on küll ja küll, et nii vahva, kui selline tore e-pood võttis meiega ühendust ja saatis meile ka laua ja tänutäheks siis oleme alati valmis tutvustama, kes mida pakub, müüb. Nii et uurige ja kasutage siis ka sooduskoodi, et kui üle 55 euro tellite midagi, siis kasutage meie sooduskoodi ja saate 5% veel allahindlust. Nii, aga nüüd kerime tagasi sinna, kust tulime. Ja hakkamegi juba vaikselt siis seda lauda proovile panema, on ju? Et hakkame siia nodi, et me nüüd kahekesi tegelikult hakkamegi toitu valmistama. Sõber Risukas on seal, ta on ilusasti tulekindel vaip all. Teda kasutame selle kuumutamiseks ja tuleb siis selline, ma ei teagi, mis tuleb, ega ma ei tea. Me paneme kõik asjad sinna sisse ja siis palvetame, et välja tuleks. Ühesõnaga liha on siin ja kartul ja porgand ja oot, kes ei ole näinud, ma arvan ikka nüüd hiljuti kasutasime pitsa tegemisel. Kes pitsa videot vaatas, see teab, oot selline vahva tegelane. Kartul puhtaks, preelisin nikerdab paberit. Alati, no porgandid läksid juba rändama, peaaegu. Ega siin ongi nüüd nii, et mis me teeme? Sellised sektorid, jah. Vot igatahes läheb porks, läheb kartul. Kartul teeb 4, niimoodi. Ja läheb siis liha. Mis sa sellega teed? Viilutad, tükeldad? Teen kuubikuid. Tee kuubikud. Ja, sellised tükid. Ja kuhu sa nüüd paned? Ka siia vahele niimoodi, kas kõik läheb korraga või? Meister, kuule.
kui sa teed piisa suurusega tükid, siis sa pead korraga ka. Okay. Peaaegu täis, et peaaegu kattega kinni läheb ja siia läheb natukene piserdan õli. Paneme niimoodi. Ja mis ma ikka panen? Ma panen soola, ma panen natuke lihaüldi, panen natuke pipart, kaan pääle ja siis läheb tulele. Nii, kuna fällniivel on nagu ilgelt hea nuga see A1, et sellega saad sa sibula ja liha ära lõigata ja siis sa annad ta kohe preili kätte ja preili teeb kohe ka halud valmis. Löö kohe keskelt. Vot nii. Panen kohe 4 ja. Vot, see on hea nuga. Teeb kõik tööd ära. Ja muidugi peab keegi olema ka. Preili või sina ise või keegi. Vaat nii. Toit läheb siis siia niimoodi peale. Ja eks ma vaatan, väga kõrget tuld ei lase, muidu hakkab kärsatama vaiksemalt. Ja ohutus on alati, kui teete tuld, siis mina soovitan alati risukaga teha ja pange, soetage tulekindlus ja alati peaks vesi ka kõrval olema. Ilume ka vahepeal. Päris tipp-tõpp. Ja. Toit on nüüd valmis. Nii. Selle on jah tiba. Ei pane, aga siin on siis tulemus. Natukene rohelist, kastmed. Väljas on natuke üle 10 kraadi. Järgmine ta lubas jälle, Priil ütles, lörtsi tulema ja mis iganes. Vot nii, ha-ha-ha. Ega ta kaua ei küpsedki. Ma ei teagi, kaotas küpses, üle poole tunni natuke. Vaeg läks kiiremini, ma ei tea. Aga mul on siin barbecue kaste. Aga jah, see toit sai nüüd päris tervislik või nii-öelda, ei ole nagu õliga läbi praetud. Saab täitsa hästi. Teine variant on mingisugune malmpott. Väga hea. Ja koht saab küll täis. Siis ära rohkem jätta mulle. Otsa hakkab saama, jah. See nüüd on karulauk. See on oma aia karulauk, NNB, oma aiast. Karulauk on looduskaitse, seda loodusest ärgi korjake. Ei tohi. Kuigi hästi vitamiinirikas. Jätke kevadkohrits kasvama ja kasvatage endale karulauku. Mis kevadkohritsest sa räägid? Liikmete videol. Aha, jaa, ei no, ma olen seda liikmete värki siin ikka korranud, kes nüüd ikka ei ole taibanud, siis vahest tulevad on ju mingisugused videod, mida nagu ei näe ja ei tea, mis värk on. Puht selleks, et kui keegi viitsib meile iga kuu väikse 3-eurose panuse visata, siis me viskame videosid vastu. Ja, William tegi väga ägeda video kevadkohritsest. Joo, vaadake. Muideks see nädal on juba mitu liikme videot tulnud, et neid tuleb. Uurige. Siin video all on juhised. Tühjad, peaaegu. Mis juhtus? Paar karulauku jäi veel ja natukene viinamarja ja nii, nüüd näete head Mototroni sõbrad, et laud on täitsa asja ette. Laual on bardakk ja mitte miski pole siit pole vaja ära lükata olnud. Et on mahtunud alati kuhugi kõrvale. Maas ei ole asju. Et täitsa selles mõttes aitäh veel kord, et tõesti, mis selle salbangu laud on suurem. Pikem on parem. Saab rohkem nägi panna. Jah, autos on hea. Auto tassib kõik ära. Ma arvan, see sobib ka telekalauaks, kellel ei ole kodus telekalauda, siis hea mõnus madal
päris suur, et kohe kiiresti šups alla ja siia saate tellida Boltist KFC ämbrit, siia panete õlled, siidrid, snäkid. Vot nii. Väga äge. Aga see bardakk saab nüüd ära koristatud, sest see samune ala siin, see on nüüd kõige tasasem ala, kuhu telk üles panna, nii et täna oleme telgiga ikka. Et auto ja telgiga veel ei lähe tarpi alla, aga tarpi mõte on ka, et kui läheb soojemaks, siis võtame võrktelgi ja tarpi. Ja siis teeme nii nagu eelmine suvi ja september. Siis kui ma nägin hommikul ka neid sigu, mets ja kari läbi võrgud, et kõike näed ju, läheb vara valgeks ja. Aga ega me vist täna temperatuur langeb ja ei hakka siin lõket tegemagi, et me koristame selles mõttes ära, et me läheme mängime seekord lauamängu telgis. Reelil on see metsas mäng kaasas ja kuna me oleme metsas, siis võiks ju mängida metsas mängu. Jah, et lihtsalt laua taga tiksuda pikalt ei viitsi, siin läheb temperatuur alla mingi 6-7 peale juba ja tiksub allapoole. Vot nii, telk on üleval, väike hambapesu, selle ma riputan kuhugi. Ja laua ma panen ka kokku ikka. Ja siis ongi ka tänane me söö. Ei võtnudki mingit snäkki nii palju kaasa, et nüüd peaks õgima. Peseme hambad ära ja mis see kell on? Kell on 9 saab. Natukese minutite pärast. Laud ei ole ainus asi, mis meil on täna uus. See tuli muidugi Temuust. See oli Hiinamaalt muidugi. Ühesõnaga on tegu mingisuguse madratsiga. Vaatame kohe, mis ta ikka endast kujutab. Tal on ka see asi, et saab mitut ühendada. Trukid ja teise samasuguse, siis paned kokku ja need teisel pool on ka, et siis lõputult laia voodi teha. Kui 10-liikmeline perekond, siis te mahute kõik. Sellel on üks selline huvitav trikk. Siin on sees pump. Siis kui siit niimoodi mängid sellega, siis ta pumpab. Ta täis. Teine võimalus on siit teiselt poolt. Oma pumbaga. Aga Reili nüüd õpib elustamist. 1, 2, 3 ja 1. Jah, katkus jälle. No ja, tema meil siin käis hiljuti esmaabikursust. Nüüd juhtuski nii, et mul sai mälukaart täis. Ja filmingi telefoniga. Aga jah, see on korralik. Et jaa, ega see on täitsa paks. Ei kui hästi peab, ega mis hästi peab, tegelikult Hiina asju kasutame kõik ja me kasutame neid Lidli ja Händi Hiina madratseid juba, ma ei tea, 3-4 aastat, et ei juhtu midagi. Aga iseasi on see, kui hästi ta siis külmas. Tegelikult tal oligi erm, et ta siin suviselt. Jaa. Minul on, näed, siin see kuradi pluss plömme. Pumpan see natuke juurde ja mul muidugi see Lidli ka kaasas. Ma vaatan, kas on vaja. No jah, Reilil on siin nüüd üks jagu. Ütles ta tundis ka seda soojust, kui käe vastas. No jah, 10 sentimeetrit. No mis ta maksis Teemus? 32,4 eurot. See madrats. Et päris äge. Aga üks asi on mul veel uus. Ühesõnaga. No jah. Meil on nüüd sellised termaresti padjad, see oli see M-suurus. Ja Preili kinkis mulle sünnipäevaks Elli. See on pigem S hetkel. S. See on S, jah. Aga tal on üks uus vidin. Et ta tuleb siit niimoodi välja. Hoiab paremini teda kompaktsena. Ja siis, tal on see mäluvaht sees. See nüüd siin paisub. Ja läheb üksjagu suuremaks. Päris suur padi. Hea padi peab olema. Hea padi on väga tähtis. No mine saan hakkama selle pisikesega. No jah. Sellel madratsil isegi kusjuures on mingi peakõrgendus. Kui siit hoolega vaadata. Okei. Siin on mingi peaosa. Nii, et täitsa saab siin mängida.
metsas mäng käib, näed, Preili siin istutab puid, tal on juba teatud loomad seal. siin on nüüd väljal olevad veel, siis minul on siin, näete, mul on kase ümber juba ka siin öökull ja taimi, jänes, põder, et siin omad loogikad, igalühel on omad efektid, võimed ja siis siit me võtame kaarte juurde ja päris äge mäng, nõuab palju mõtlemist ja kombineerimist. Ja nüüd tund aega hiljem seis on selline, et Preilil on mets suuremaks kasvanud. Marrel on väga palju hobukastaneid. Oo jaa, see tähendab seda, et näed, ma saan iga hobukastanest punkte ja näed, kui mul on neid 7, ma saan 49 punkti. Atja, aga nüüd hakkame punkte lugema, see on ilgelt karm lugu. Nagu iga hobukastane kaardi eest 49 punkti. Seda ei ole. Nüüd sai mängitud. Nüüd tuduaeg. Vot nii, Preili on Snukis ja mina olen Kolemanis ja eks siis vaatame hommikuni. No tere hommikust. Ilus pühapäev. Tõesti kaunis. Ja väga hästi ajastatud meil see, sest täna 4. mai lubas seal juba 2 paika hakata sadama ja sajab jälle. Aga praegu oli väga kena hommik. Nii kena hommik, et vahest ei saa ülessegi. Kell on juba 9 läbi. Aga no mis seal ikka, ei peagi üles saama nii kiiresti. Ikkagi pühapäev. Siin käib veel magamine. Näed, täitsa. Kui keegi ei lobiseks. No, kuidas matats oli? Nagu voodis magaks. Kuidas öö oli -7 komfort Kolemanis? Ei, mis Kolemanis, Stuckbergis? Jah. No, soe oli. Ega minul soe. Soe? Küljalun oli ka väga soe. Ja, sul oli jah mingi võib-olla 2-3 kraadi isegi. Et ööd on veel jahedad. Aga noh, see-eest hommikud on ilusad. Vot nii. Et mis me siis teeme? Ma arvan, kõik teavad juba. Tuli, soe vesi, kohv, tee, soe toit, relax ja siis päeva ülesannete juurde. Huvitav on nüüd jah, telefoniga natuke filmida. Aga see selleks. Jah, kasutame selle ilusa aja ära. Näed, ägedasti läheb, alguses läheb nii, ehk siis jups, niimoodi, lambrikuuliks ja siis tuleb kärid. Kuulsime? Ja siit pead samamoodi siis, jah? Nii, ja filmimise aeg 40 sekundit. Nüüd tuleb siis väike kohvikene. Kasutame siis täna gaasipriimust. Sellega on hea, tal on see jalakene all. Preili teeb, ma ei tea, mis Preili joob. Mul on muidugi latet talle. See jood seda energiat. See pannakse külma vee peale. Siis, mis sa soojaga jood? Mina proovin selle MRE pakis selle, ma ei teagi palju see nüüd seda vett peab peale panema, aga noh, ma näen. Milline see kohvi siis on? Noh, see on nagu kakao. Nii palju ongi. No sellele tassile vist piisab sulle. Lõhn on mitte midagi hetkel, aga noh. No aga vaatame nüüd lõhna. Aga pool tassi, rohkem ei vaja. Varu. Kuidas nüüd lõhnab? Šokolaadijook seda. No hästi õrnalt on kohvilõhn. See on selline kohvilõhn, mis on hästi kaua ühes pakis seisnud ja hästi kaua joomata jäänud. Ta on lihtsalt nagu lõhnalt ära lahtunud. Okei. Ja maitse. Kohe tuleb ka. Jah.
ma panin seal liiga palju vett, see on rohkem nagu vee maitse. aga sul on teine pakk kohvi ka. Ahah, on küll jah. mis sa tegid nüüd? Vaat jook küll natukene liiga jahe. Ühesõnaga, nüüd on ta valmis. Jahe. Oli jahe ja mulle meeldib siis, kui ta on hästi tuline. Ühesõnaga, et võtad hästi väikest lonksusega. Aga ega see teine pakk väga palju juurde ei andnud. Ma natukene ju panin vett juurde, siit on näha, et ma ei pannud palju juurde. Ja mis annab siis seda magusust ja maitset lõpuks ongi siis 3-1. Nüüd on valmis. Nii et MRE arendajad, nüüd on valmis. Jälgige. Nii. Terviseks. Pull. Hommikusöögiks on kõik tegelikult ühes samas potis valmiv ja lähebki õliga. Õli piserdasin põhja see potti. Siin Preili tükeldas siis sealiha ära, mis veel üle jäi. Natukene lihaõld maitseainet. Lasen ta natukene siin praadida. Hästi tugevat tuldi panegi. Et siis läheb vesi peale ja siis läheb siis valmima pasta, mis võtab ka umbes 15-20 minutit. Et siis on ta valmis. Samal ajal hakkame siin pakkima ka juba. Paneme telgi kokku ära ja muud asjad, madratsid ja nii, ega kaua ei olegi vaja. Et pealt poolt niimoodi ilusasti juba esimene praadimine ära. Ja siis lähebki vee panekuks võtan ta ära. Mul on need näpitsad ka olemas, aga praegu ei ole vaja. Panen ta siis kõrvale ja kallutame kohe siit. No, palju siit vaja, väga palju pole vaja. No, umbes nii palju. Natuke segama. Pott peale. Suht valmis. Jah, nii. Ega mina ise hoian sellega siis teise käega kinni. Siis aitab. Oma lisandit võib juurde panna, et ma tean, et üks nendest 3, neil on 3, on ka lihaga, et sinna vorstiga õigemi on sees juba. Ja noh, eks me sööme selle jääsalati siia kõrval ära ka. Ja nii ongi. Mina söön hästi palju jääsalatit, kui nad on mulle hästi lähedal. Kohe sulle nina alla. Võtad sööd selle lehesaati, siis tõstad sealt sisse salati peale, siis keerad salati rulli. Siis on... Näita, kuidas see käib? Paned siia niimoodi. Ja. Aldante. Ja miks mitte? Proovige. Nii. Aga nüüd mugime ära, me ei hakka isegi siit kuskilt. Op! Ikka. Ja. Need jalad vajuvad siin sisse, ma pean ikka tellima kuskilt selle ühele midagi ägedat juurde, sest teised on okeid. Mina istusin eile selle väiksema peale, mõtlesin, ma panen Preili nüüd väiksema peale, aga ikkagi ei, jaa, siin on pehme pinnas. Need purgikaaned ka ideaalsed lahendid ei ole, ma pean ikka mõtlema, ära lahendama. Oot! See oli meie telkimisplats siis. Jah, see on meie telkimisplats. Vaba, see on meil nüüd salvestatud pähe ja jälle tagasi tulla. Sisse töötatud. Ja hästi otsite, leiatasid isegi tööriistu. Tööriistu, jah. Mitmuses, minu arust sa veisid ühe ära. Ühe tööriista. Mis tööriista sa veel tegid eile? Peale nuia. Jah, lõppeistis ühe nuia. Kasvama sae võtsid ka see? On nagu turva. Ja, saag on ka kaasas, ikka muidugi. Ikka... See vedeles eile seal. No, sellepärast ma ta üles korjasingi, et ta vedeles seal. Miks ta vedeles seal? Sest Preili tegi puid. Tegi ära ja siis... No ma ütlesin, et ta teeb veel. Ahah. Sest see on need veel. Okei, no aga siis ma jätan su siia tegema. Täna ei teha enam. Teeks 10 rummi näiteks. Siis ma suurema auto järele. Igatahes me teeme väikse kõnni ka veel siin ja siis enne kui ära läheme toimetustega. Meil on siin nüüd veel sugulasi, pereliikmed, kelle juurest läbi käia. Ja mis siis veel, et uutele vaatajatele ikka näpp supsile ja
ja niimoodi tehke kohe niimoodi mõnusalt soojaks ja näppe. Ja siis, kui see hiir on teil nagu niimoodi positsioonil, siis mööda ei lööks. Tehke selle supsi peal see löök ära ja siis aitäh. Ja võite südame peale ka lüüa kohe. Jaa, südameid ka võtame vastu, võtame pöidlaid ja südameid, kõik võtame vastu. Ja liituga nupu peale võib ka alati lüüa. Siis see küll on ainukene nupp, mis seal on tõesti tasuline. Jaa, üks süda on ka veel tasuline, see on see $1 märk sisse joonistada. Et leiate veel sellise huvitava nupu ka. Ei, see jõudu pareneb. Varsti uuendustest on nii palju, et varsti tuleb YouTube'i selline asi, et kui mina räägin siin teiega praegu eesti keeles, siis varsti saab hiinlane ka minust aru. Ma ei räägi subtiitritest, ma räägin sellest, et minu suust hakkab tulema puhast hiina keel. Ilma, et ma seda ise ka oskaksin. Aga seda näeb natuke aega. Praegu hakkaks asi pihta inglise keele põhiselt niimoodi. Inglise keel, hispaania keel, inglise keel. No niimoodi, mingisugune 10 keelt. Nii, mõned kirjad olid. Dubbing on sellel inglise keele nimi. Vot siis, ega siin midagi. 2 seiklust sai nüüd jutt ära tehtud ja tore, kui te mõlemad ära vaatasite ja kui teil endalgi midagi jagada, küsida, kommenteerige. Kui soovite toetada, siis jumala eest toetage, võtame vastu ja minge siis käige ka Mototroni veebilehel, vaadake, mis seal huvitavat on ja ega meie kohtume varsti jälle, nii et ärge kartke. Meist ei pääse veel. Kohtute veel. Tšau.